Ukraina kavatses üle ujutada Moskva lennujaamad tehisintellekti juhitud droonidega. See on alles pealkiri. Sa räägid riskimisest ja on raske välja mõelda midagi veel suuremat ja usutavamat. Ja ometi muutub see lugu veelgi huvitavamaks. Kust see plaan tuli? Miks see väidetavalt ära jäeti? Ja kui me korraks oma fooliumimütsid pähe paneme, siis miks võib-olla on see kõik osa suuremast plaanist? Täna vaatame üle selle vandenõu üksikasjad, küsime, kas see oleks olnud tõhus ja küsime eraldi, kas see oleks olnud hea mõte. Uurime, mida see võib meile öelda hiljutise paleintriigi kohta Kiievis ja spekuleerime, kas me võime tulevikus veel sellist operatsiooni näha. Aga alustame sellest, mida me väidetava vandenõu kohta teame. Sihtmärgiks olid Venemaa lennujaamad, eriti need, mis asuvad Moskva linna ümbruses. Ukraina saadaks nende vastu väikeste droonide sülemi, mis on suuremad kui operatsiooni ämblikuvõrk käigus kasutatud kvadrokopterid, kuid siiski väiksemad kui need, mis on muutunud tavapäraseks vastulogistika, naftatöötlemistehaste ja metsamarjade kampaaniate ajal. Need tuleksid Ukrainast, ületaksid Vene õhutõrje ja pommitaksid kõike, mis silma jääb. Projekt sai koodnimeks M&Ms, mis peegeldab droonide hulka ja suurust. Peamine eesmärk oli muuta lennureisid Venemaal ja selle ümbruses võimatuks ja minna palju kaugemale varasematest õhuliikluse juhtimise häirimistest või ajutistest lennukeelualadest, mis kehtestati Vene sõjaväe õhutõrjetule toetamiseks. Nagu me kõik liiga hästi teame, tänu hiljutistele ohtudele rahvusvahelisele laevandusele vajavad kapitalimahukad tööstusharud tegutsemiseks kindlustust. Kui lennukid muutuvad pommirünnakute sihtmärkideks, hakkavad kindlustusfirmad kas oma poliise tühistama või ei kata need poliisid niikuinii sõjategevust. Mõlemal juhul kaitsevad lennufirmad oma investeeringuid, viies lennukid itta. Või rahvusvaheliste lennufirmade puhul lahkuvad nad lihtsalt riigist täielikult. See viimane punkt oli eriti Ukraina sõjaplaneerijate mõtetes, kes soovisid veenda Turkish Airwaysi ja Emiratesi, et Venemaa ei ole parim koht äri tegemiseks. Kuigi operatsiooni planeerimiseks kulus kuid, pandi see ootele, kui endine kaitseminister Mihhailo Fedorov juulis de facto oma ametist vabastati. Ja kui te selle kohta Ukrainat küsite, siis nad eitavad, et sellist operatsiooni oleks üldse kunagi planeeritud. Siit edasi on meil vaja käsitleda selle operatsiooni mitmeid erinevaid tahke. Aga alustame kõige lihtsamast küsimusest. Kas see oleks olnud tõhus? Ja ma arvan, et siin peaks läbivaks teemaks olema ettevaatlikkus. Kas see oleks jõudnud suurte rahvusvaheliste uudiste pealkirjadeni? Jah. Võib kindlalt eeldada, et sõjameedia oleks sel päeval jälle korralikult materjali saanud, täpselt nagu pärast ämblikuvõrku. Kas see oleks olnud majandusele uskumatult häiriv? Absoluutselt. Vabandust selle paralleeli tõmbamise pärast, kuid on põhjus, miks Bin Laden ja tema kaaslased olid nii keskendunud lennundusele. Lennujaamad on majandussõlmed, kus erinevad tööstusharud alates ärist kuni turismini sõltuvad nende korralikust toimimisest. Tööstuse hävitamine on sisuliselt kannatuste võimendaja. Seepärast jätkati rünnakuid lennundustööstuse vastu, hoolimata järjest uutest turvakihtidest. Peale nende punktide pole ma siiski kindel, kui kasulik see on. Algne aruanne väidetava operatsiooni kohta algas tsitaadiga. Selle aasta alguses tulid Ukraina ametnikud president Volodymyr Zelenski juurde riskantse uue plaaniga lõpetada sõda Venemaaga. Nüüd, ma ei tea, kas see oli autori valitud sõnastus või oli see nende ametnike hinnang, kes teabe lekkisid. Igal juhul peame kõrvaldama levinud arusaama, et üks lihtne nipp lõpetab sõja. Kui plaan tegelikult ei hävita vastaspoole sõjaväge ega kõrvalda vastase režiimi juhtkonda ning ei taga, et järgmine ametisse astuv juht toob väed tagasi, siis see ei toimi nii. Operatsioonid annavad mõjuvõimu. Need muudavad jõudude tasakaalu osapoolte vahel ja muudavad oodatavaid jätkamise kulusid. Aga see, kas need põhjustavad sõdade lõppemist, sõltub keerulistest vastastikmõjudest läbirääkimiste takistustega. Ainuüksi mõjuvõimust piisab operatsiooni õigustamiseks. Jätamegi operatsiooni avalikustamise sinnapaika, sest juba see üksi õigustab selle tähtsust. Sellegipoolest arvan, et meil peaksid olema realistlikud ootused selle suhtes, mida see kaasa tooks, nii mõjuvõimu kui ka läbirääkimistakistuste seisukohalt. Teooria kohaselt pidi lennujaamade töö häirimine ärritama riigi oligarhe, kes pöörduksid siis Putini poole ja sunniksid teda sõjategevust ümber hindama.
olgu, see ärritab oligarhe. Lennujaamad, eriti Venemaal, teenindavad ebaproportsionaalselt palju kõrgklassi. Aga pole ju nii, et kõrgklass oleks sellest sõjast algusest peale vaimustuses olnud. Ütle koos minuga. Sissetung on rikkuse ülekandmine oligarhidelt Vene töölisklassile Putini edevusprojekti nimel. Ja võib-olla on nad varem sellega kaasa läinud, aga siin tõmbame piiri. Siiski ei tundu oligarhid olevat see osa Venemaast, kellel oleks vaja suhtumise muutmist sõja suhtes. Kui töölisklass saab sõjast kasu, siis nende kahjustamine on viis, kuidas luua suurem koalitsioon Putini vastu. Bensiinijaamade tarneahelate häirimine ja Wildberriesi rajatiste õhkimine avaldab sellele palju suuremat mõju kui lennunduse ründamine. Nende mööndustega ei ole ma siiski veel esitanud argumenti, et M&M's oleks olnud halb idee. Üldise majandusliku kaose tekitamine Venemaal on hea idee, isegi kui see ei taga sõja lõppu. Kuid sellega kaasnevad ka mõned olulised riskid. Üks selle operatsiooni nippe on see, et kõik väikesed droonid tabaksid soovitud sihtmärke. See ei ole lihtne ülesanne, eriti kui väiksemad droonid tähendavad väiksemaid plahvatusi. Näiteks Wildberriesi lao puhul on Ukrainal olemas GPS-koordinaadid ning ta teab nii seda, kuidas ladu välja näeb, kui ka teed sinna satelliidipiltide põhjal. Nii et sa saadad oma drooni teele. Kui nad suudavad GPS-signaali segamist vältida, on hästi. Kui mitte, siis tõenäoliselt on neil pardal tehisintellektil põhinev sihtimissüsteem, mis püüab igal juhul ülesande lõpule viia. Lennujaama olukord on keerulisem. Kui sinu ainus eesmärk on hävitada terminal, siis võid seda plaani probleemideta järgida. Kuid siiski on kaks probleemi. Esiteks, terminalid ei ole süttivad. Kui tabada naftatöötlemistehast või laoruumi, mis on täis papist kaste, siis süttib sihtmärk peaaegu iseenesest põlema. Kui tabada terminali, siis võib-olla tekitad natuke varalist kahju. Rohkemat sellest ei juhtu. Asja teeb veel hullemaks see, et korras terminal ei ole lennujaama toimimiseks hädavajalik. Sa ei tee sihtmärki tegelikult rivist välja. Jah, sa saadad sõnumi, aga igaüks, kes seda sõnumit kuulda ei taha, saab ikkagi lennata nii, nagu soovib. Omakorda tahaks Ukraina tabada lennukeid endid. Venemaa ei saa seda probleemi lahendada lihtsalt rohkemate lennukite saatmisega, sest see tooks kindlustuse poole pealt kaasa veelgi hullema olukorra, ilmselt hullemagi kui lihtsalt terminali ründamine. Siiski lisab lennukite sihtimine uue keerukuse taseme, sest need ei ole staatilised GPS-koordinaadid. Lahendus siin on kasutada autonoomset tehisintellektil põhinevat sihtimist. Tehisintellekti süsteemi teavad, kuidas lennukid välja näevad ning lennujaama jõudes hakkavad droonid sihtmärke otsima ja plahvatavad vastavalt tuvastatud sihtmärkidele. Siin aga jõuame selle strateegia teise peamise probleemini. Need on tsiviillennujaamad ja seetõttu liiguvad seal ringi ka tsiviilisikud. Terminaali tabamine põhjustaks tõenäoliselt mõningaid tsiviilohvreid, kuigi neid oleks ilmselt vähe, sest hoone võtaks suurema osa plahvatusest enda peale. Lennukid on hoopis teine lugu. Need ei ole valmistatud betoonist ja need on täis lennukikütust. Kui tabada reisijaid täis lennukit, ei pruugi kõik sellest kitsast ruumist eluga välja pääseda. Seda riski saab hinnata, jälgides kõnealust lennukit ja otsides märke, mis viitavad reisijate pardal olemisele, võrreldes olukorraga, kus lennuk lihtsalt seisab tühjal lennuvälja perroonil. See on meie, inimeste jaoks, üsna lihtne probleem. Aga selles olukorras peaks Ukraina tuginema autonoomsetele süsteemidele, et teha otsuseid sihtmärkide hävitamise kohta. See on midagi, mida selles sõjas pole veel sellises ulatuses juhtunud. Siin kõrvalmärkusena. Ja see on midagi, mille juurde tuleme selle video lõpus kaudselt tagasi, kui arutame võimalust, et Ukraina viib selle operatsiooni lõpuks ikkagi läbi. Selle probleemi kõige lihtsam lahendus on lasta Starlinkil droonidega suhelda. See hoiaks inimese kogu hävitusahela jooksul protsessis sees. Nagu sa tead, on Elon Musk sellisel viisil Starlinki sõjas osalemise vastu. Seega tundub, et see pole hetkel võimalik. Aga kujuta ette, et Ukraina teeb selle ikkagi ära. Siis oleks olukord, kus kõik pooled nõustuksid, et kogu protsessi jälgimine inimese poolt on parem. Või vähemalt arvan, et Kiiev, Kreml ja Musk eelistaksid pigem tühjade lennukite hävitamist kui inimeste täis lennukite hävitamist. Aga kui Musk jääb selle reegli juurde kindlaks, võime tõepoolest näha, et selle otsuse teeb hoopis tehisintellekt. Kuid ei ole praegune plaan. Raporti kohaselt väljendas Zelenski kõhklusi operatsiooni läbiviimise suhtes tsiviilelanikega seotud riskide tõttu.
olgu öeldud, et Ukraina on näidanud valmisolekut tsiviilisikuid ohtu seada, kui sihtmärgi väärtus on piisavalt suur. Seetõttu jätkuvadki Wildberry rünnakud. See rünnak erineb teistest nii edu kasulikkuse kui ka ohtu seatud tsiviilisikute arvu poolest. See tundub ka märkimisväärne risk, eriti kui Kreml otsib ettekäänet uue mobilisatsioonilaine alustamiseks. Kui ma tohin tuua veel ühe paralleeli, 11. septembriga. Üks paljudest põhjustest, miks bin Laden teistele ei meeldinud, oli see, et rünnakutes hukkus 372 mitteameeriklast 102 eri riigist. Sealhulgas oli nende seas üks venelane ja üks ukrainlane. Lihtsalt öeldes, kui hakkad inimesi lennujaamas tapma, on väga raske piirduda ainult venelastest ohvritega. Viimase kõrvalmärkusena selle teema kohta, loogika, mida ma just kirjeldasin, on praktilise strateegia küsimus. Suur osa kommentaaridest, mida olen näinud lääne ringkondades pärast raporti avalikustamist, räägib sellest, kuidas selline rünnak rikuks mitmeid seadusi, sõjaseadusi. Ma arvan, et tasub vaadata seda Ukraina vaatenurgast. Riik on juba ammu ületanud selle punkti, kus teda huvitaks, mida mõni lääne jurist, kes istub oma juriidilises elevandiluust tornis, sellest olukorrast arvab. Ukraina sees ei ole juba aastaid olnud tsiviillende ja mõned nende lennujaamad näevad välja sellised. Kui operatsioon oleks üldiselt kasulik, siis Ukraina teeks selle ära. Just praktilised probleemid on hoidnud Ukraina selles strateegiast eemal, vähemalt praegu. Liikudes edasi, kahtlustan, et see raport võib heita uut valgust juulis toimunud Kiievi palee intriigidele. Ma ei suuda meenutada kedagi, kelle suhtes avalik arvamus oleks nii kiiresti muutunud, nagu me nägime endise kaitseministri Mihhailo Fjodorovi puhul. Pole üllatav, kuidas ta populaarseks sai. Siin mees on selgelt külgmõtlemise meister. Kui tema juhiks Ukrainat, ei saaks mul sellel kanalil kunagi huvitavas sisus puudus olema. Mõtle lihtsalt kõigele sellele. Lõuna logistikalöögid, et Krimmi halvatuks muuta. Punktisüsteem, mille abil antakse rohkem varustust Ukraina üksustele, kes hävitavad väärtuslikke sihtmärke. Tõenäoliselt need Wildberry rünnakud. Ja nüüd see operatsioon. Sõltumata sellest, kas see oleks olnud hea mõte või mitte. Kui Zelenski ta de facto vallandas, protestisid nii Ukraina avalikkus kui ka lääne kommentaatorid selle vastu. Sellest vaatenurgast. Zelenski tegi naeruväärse otsuse toetada vanakooli nõukogude strateegiaid Sõrski juhtimisel. Ja Fjodorovi vallandamine kaitses riigis korrumpeerunud oligarhiad. Võid siiski meenutada minu toonast kommentaari sellel teemal. Me ei mõistnud kõiki toimuvaid isiklikke jõujooni ja poliitiliselt oli mugav panna süü inimesele, kes palus rohkem mehi rindele saata. Kuid meie kui kõrvaltvaatajad ei mõista täielikult neid kompromisse ning oli mõistlik seisukoht, et Ukraina peab tõepoolest seadma esikohale elav jõu rindel. Samal ajal esitas Fjodorov Zelenskile tarbetu ultimaatumi, et ta kas vallandaks tema või Sõrski. Arvestades olukorra kirjeldust, on lihtne mõista, miks Zelenski otsustas Fjodorovi vallandada. Kas ta on suurepärane küldmõtleja? Jah. Hea poliitiliste kalkulatsioonide tegemisel? Mitte eriti. Selle teema jätkamiseks liigume kiiresti eelmise nädala juurde. Fjodorov tegi oma poliitilise käigu, kutsudes Ukrainat üles korraldama valimisi vastuolus Ukraina põhiseadusega. Siin muutus avalik arvamus tema suhtes järsult. Fjodorov oli teinud olukorra enda ümber keerlevaks, sisuliselt seades kahtluse alla Zelenski presidendi võimu, ilma et ta oleks seda otsesõnu öelnud. Põhjus, miks ma seda praegu mainin, on see, et üks seletus, miks lennujaama operatsioon peatati, oli see, et Fjodorov kõrvale pandi. Või vähemalt nii seda praegu esitletakse. Aga kui minna spekulatsioonide maailma, on võimalik, et põhjuslikkus on siin hoopis vastupidine. Kogu oma loovusega on Fjodorov keegi, keda sa tahaksid oma meeskonda. Aga ei ole selge, kas ta mõistis oma rolli. Ainult see, et sa arvad, et sul on kaval plaan, ei tee sellest veel head ideed. Ma kirjeldaksin lennujaama operatsiooni kindlasti kui kavalat. Ma ei ole kindel, et see on hea idee, sest see hõlmab palju laiemat poliitilist pilti, kui võib-olla kaitseminister on valmis uurima. Ja taas tundub, et poliitilised kaalutlused on Fjodorovi nõrk koht. Jällegi, see on puhas spekulatsioon, kuid võib ette kujutada, et Fjodorov nõudis operatsiooni jätkamist. Zelenski ütles talle, et ta sellest loobuks. Fjodorov keeldus oma tavapärases jonnakuses ja nii vabanes Zelenski temast. Kuramus,
Võib-olla tuli isegi see leke Fjodorovi meeskonnast, et proovida sundida Zelenskit tegutsema. Noh, see loob huvitava ülemineku, sest ma ei arva, et me peaksime seda operatsiooni lõplikult maha kandma. Venemaa maadleb oma õhutõrjega. See tekitaks Kremlile täiesti uue hulga probleeme. Ukrainal oleks vaja leida viis, kuidas tsiviilohvrite probleemi ületada või vähemalt oluliselt leevendada. Kuid kui see tingimus on täidetud, on operatsioonil selge kasu. Võib-olla tähendab see autonoomse sihtimise eemaldamist. Väidetavalt Ukraina tehtud katsete põhjal ei ole tehisintellekt veel jõudnud piisava usaldusväärsuse tasemeni. Seega võib-olla on meil tegemist olukorraga, mis sarnaneb operatsiooniga Ämbliku võrk, kus droonidel on Vene SIM-kaardid, mis saavad seejärel helistada tagasi Ukraina pilootidele. Ma usun, et Venemaal näevad SIM-kaardid välja sellised, kuid ma ei ole selle teema ekspert. Ma ei ole samuti ekspert nende logistiliste probleemide lahendamisel, seega on need küsimused parem jätta Kiievi sõjaplaneerijatele. Minu lõpetav mõte siin on, et üks leevendusstrateegia on rünnakust ette teatada ja sundida tsiviilisikute evakueerimist, andmata samas piisavalt aega infrastruktuuri ja lennukite kaitsmiseks. Mis mõju lekkel oli? Esimese taseme vandenõuteooria on see, et Ukrainal tõepoolest puudub soov seda rünnakut toime panna põhjustel, mida me täna välja tõime. Poliitilised tegelased Kiievis lasksid selle ettepaneku tahtlikult lekkida, et proovida panna need rahvusvahelised ettevõtted ise lahkuma. Aga teise taseme vandenõuteooria on see, et plaan võib siiski edasi minna. Hiljem saavad kriitikud sellele raportile viidata ja märkida, et need lennufirmad jätkavad tegevust hoolimata probleemi avalikust tunnistamisest. Niisiis, mis on meie tänased peamised järeldused? Ukraina tegi huvitava ettepaneku rünnata Venemaa tsiviillennujaamu. Praegu on Ukraina sellest võimalusest loobunud, kartes tsiviilisikute kahjustamist. Kuid pole kindel, et Ukraina jääb ka tulevikus selle otsuse juurde. Samal ajal on tuleviku vastand minevik ning need kaks suurepärast raamatut käsitlevad selle sõja alguse varasemaid etappe. Lisateabe saamiseks vaata video kirjeldust. Kui sulle tänane video meeldis, siis palun vajuta meeldib, jaga ja telli kanal ning kohtume juba homme. Ole tubli!